Tom, davai. Tom tšääb ette, siis kikk järgi kohe, jah? Ja järgmine läheb üles. Tom Tristan alustab siin mitme lõu kikiga. Väga palju kohale ei jõua, aga... Meiro oli kohe näha, et oli ka Tais, tegi seal trenni ja treeninglaarid, et on kohe näha, et sellised catchid on päris hästi sees praegu kohe varakult juba. Nii lood kui midagigi püüab. Jah, üritame. Seal võib olla ohtlik, et üks hetk tuleb haigik ja on seal käsi all. Ja kui Tom oskaks seda küsimärki teha jalalöögiga, siis oleks väga maasikas. Nüüd vastus juba. Ei jää vastus võlgu. Ja praegu võib 45 sekki mehed on ainult jalalööke löönud, pole ühti käte lööki löönud. Aga väga ilus. Põhimist eest ära tuleb blokk vastus kogu aeg. Võlgu ei jääda praegu. Vot nii. Otsivad mõlemad mehed oma distantsi praegu. Ja väga korraks distantsi mäng käib. Palju low kikke, jah. Alusta ise ka, praegu kõik hästi. Ja nüüd kätelöök ja jalg lõpus. Ma arvan, oli ka aeg, see läks juba natukene liiga palju läinud nagu üksikude löökide peale, et Meiro väga ilusti kombineeris nüüd käe ja jala kokku. Aga on näha, et mõlemad mehed on natuke kramplikud seal. Klintsis ka hoitakse hästi pingeliselt seda kinni, et ilmselt teises raundis on natuke lahtunud mehed, et praegu nagu näha, et ilus midelkikk. Meiro väga naudib neid, tõmbas keeleva suust välja korra ja et tundub, et kodupublikust naudib kõvasti. Head midelid jälle, 2 tükki järjest. Uuesti, ära lase koguda seal jälle. Alusta ise. Ja ilus vastus Meiro poolt jälle. Ja Elpsid alla Tomil, no need peaks olema maasikas tema jaoks, et ülevalt alla laamendada. Väike pikkuseelis on, et sellega võiks võib-olla isegi rohkem teises raundis teha tööd. Ja teine raund algamas. Tom Tristan Piirsalul siis nurgas Ott Remmer andmas õpetussõnu ja Pärnu mehel Meirol siis Rait Raidla. Vaatame, kas mehed lahtusid natuke sellest esimesest pingest. Jah, tahaks küll natuke näha Tomi poolt ka natuke juba seda kokku miksimist, et liiga palju nüüd ühtikuid jalalööke. Käsi ja siis jalg. Midagi käega ette. Jälle. Ära raiu. Tomi esimesed jalalöögid praegu olid väga kanged, see tunne, et mees juba väsinud. Alusta juba, liiga kaua. Ikka tants Meiro poolt. Ilus spin. Ja nüüd on hea klintši koht tegelikult Tomi, kui suudab selle sealt välja mängida. Ja Puusalo ruumi ja lüüa põlvi sealt. Aga jääb pigem hoidma. Seal klintsis peab põlved tööle panna. Tom peab panema ennast maksma natuke, praegu laseb Meiro tempot üle mängida. Ja nüüd oli juba parem. Vaata jälle, käsi ja siis jalg, siis see nagu jõuab kohale ka. Just. Eriti nii pika distantsi pealt nagu Tom saab olla, seal ongi. Esimest 2 kätte taba, 3 jalg tabab. Tuleb rohkem miksida kokku nüüd. Ilus, see oli hea petta pealt. Nüüd võiks petta ja minna juba käsi. Voot, hakkab tulema. Tom pigem tundub olevat klintšipetud selle lahenduse, et seob ära ja hoiab lihtsalt, kui et hakkab seal klintšima. Tee see käsi ette, see kätega petad ära seal. Ilus. Aga sirge tabab ilusti. No see round on juba palju parem Tomile. Ma läheb vaikselt tegi seal shuffle'i. Hea midelkikk Meiro poolt. Ja need jõuavad kohale ka, et sinna künarnukke alla iga kord, et tabavad ilusti.
tal siiro, see kaitse on siiro tal kätel. Veel, Tom, ole aktiivne, veel. Mõlemad mehed olid korraga õhus praegu. Üks lõi tiipi, teine hüppega meat kicki ja eematuses siis Tom korra pöpul käis. Kolmas ja viimane round siis. Pigem ütleks praegu, et see fight on läinud Meiro kontrolli all. Ja Tom, nagu me ütlesime, peaks käsi jalg, et see toimib. Käed ette, Tom, käed. Ja ka Meiro võiks natuke rohkem isegi seal miksida kokku. Distantsi tormab liialt palju juba sisse mingit hetkedel. Jah, siin on ideaalne küsimärgi koht, et see oli hea 1-2 nüüd Tommi poolt, Max Sirga. Iga kord, kui see low-kick läheb, siis Meiro lükkab selle vasaku käe alla, et huvitav, kas jah, Remmer andis sealt no kindlasti andis, peab andma, Ott Remmer nii kogenud fighter, et ta kindlasti näeb selle ära, jah. Kui ma kuulsin ka, et nurgas korra Otti see karjus ka minna ülesse, nii et on aeg kindlasti minna üles jalaga. Hästi püüdis nüüd, no ma räägin, ta läheb iga kord käega alla. Tee see sama 1-2 ja sinna haia. See käsi on all. Ja Tomil pead jalakaitse ilusti ära ka pöördub, seal kont on tegelikult suht paljas. See üks hai kõik seal ilusti tabada. Päris hea olla. Jah, Tom küll hoiab seda klinši, natuke võiks need põlvedega seal mängida, et praegu lihtsalt hoiab. Tekitada ruumi ja võib-olla samm kõrvale ja proovida sealt mingi löök teha. Amba kaitskub kuksus välja. Jätkame. 40 sekundit kolmanda raundi lõpuni. Tom peab ülast minema selle jalalöögiga nüüd seal ette. Seal on piisavalt alla löödud, jah, nüüd oleks nagu õige aeg. Ja viimane aeg ka. Maikst hakkab 20 sekki nüüd. Oi, ja nüüd tabasid mõlemad päris ilus. Meiro seal spinning elbow ja Tom kätega. Ja vot see oli hea. See on täpselt see, mida ma tahaks näha. Aga see oli 10 sekki enne lõppu alles. Auhinda kutsun seekord üle andma American Dreams esindaja. Kohtunikud on oma otsused üle vaadanud ja teinud otsuse. Ühehäälse otsusega võitis selle matši punane nurk Meiro Kahv.
ma olen siin meie võitja Meero Kohviga, teeme talle suure aplausi. ma arvan, et paljud seda Meero ei tea, aga said tegelikult nädala alguses trennis ka kati, et sul on plaaster kulmu all. Räägi natuke meile, kui palju see segas sind või hirmutas sind enne matši? Tere õhtus kõigile. Pärnu, tõke hääl! Tagasi küsimuse juurde. Tegelikult väga ei seganud. Tuli üks väike katt ja esmaspäeval tekkis see, kurat 5 minutit enne trenni lõppu suutsin härra Günteriga pead kokku panna ja nii see juhtus. Oli näha, et sul oli tai treeningklaas kasunud, et middle kickid toimisid väga hästi. Kas see oligi sinu plaan hoida seda paiti distantsil ja kasutada palju jalalööka? Tegelikult ei olnud plaan distantsil, tahtsin boksiga sisse minna. Aga kurat, jälle kurat ei saanud käsi tööle nagu. Kuigi ma nii palju seda harjutasin, aga ei saanud türa käsi tööle, vabandust. Ja mis järgmiseks sinu jaoks? Millal näeme uuesti sind ringis? Teeme väikse Blue Nonnidena õhtul ja siis vaatame edasi. Teeme veel korra aplausi meie tänasele võitjale, Meero Koop!